Me elame ajas, kus sünnib ajalugu, kuid noorem generatsioon meie hulgast ei teagi, mis oli enne tänase päeva lugu. Täna kõnnime ringi suurtes kaubanduskeskustes, mille riiulitel vedeleb kaupa rohkem, kui osta jõuaks. Et sellise kauba tarbimine kriminaalkuritegu olla võiks, ei tule mõttessegi. Suure nõukogu tema tollane juht Gorbatšov juhatas oma 1986. aasta alguse kõnes sisse järgmise 5 aastaku, mis, nagu meie tänaseks teame, sai ka viimaseks. Pikal stagnatsioonis mandunud ühiskonna kvalitatiivne ümberkujundamine, nagu ta seda tol korral nimetas, algas nii vargsi, et keegi sellest arugi ei saanud. Peale ühe Pärnu noormehe, kellest see raamat räägib. Mingil määral eraettevõtlust lubav kooperatiivide seadus võeti vastu alles 1988. aasta kevadel, mis avas uue ajastu lävepaku. Kuid Elmar Lepp koos oma kaasaga astus üle selle lävepaku juba 2 aastat varem. Mis oli selle tegevuse mõju temale ja tema tegevuse mõju ühiskonnale, ei teadnud siis veel keegi. Elmar kasutas 1985. aastal vastu võetud segase sisuga seadust lepingulise töövormi osas, mille alusel sõlmis 86. aasta kevadel Pärnu linnavalitsusega ruumide rentimise lepingu, kuhu avas videobaari, esimese ametliku eraettevõtte terves Nõukogude Liidus. Siin aga selle suve üllatus. Varakevadel kutsus Pärnu partei linnakomitee noori üles tegema midagi uudset ja vajalikku. Nii tekkiski videosalong. 2 pere ühine töövõtt, rahvapärasemalt eraettevõte. Oma rahadega remonditi ruumid, muretseti videomagnetofoon ja salvestati programmid. Iga tunni järel algab uus multifilmide seanss. 50 kopika eest saavad nende laste vanemad veeta 2 tundi rahulikult rannas. Kuid miks 2 tundi? Sellepärast, et 1 tund on tarvis enne sabas seista. Mis teha, kui taoline ettevõte on praegu veel kogu vabariigis ainus? Kahtlejatele teadmiseks, kogu ettevõtmine on rangelt seadusega kooskõlas. Ettevõtmist saatis omas kodulinnas koheselt suur edu. Peagi oli kohal ka välismeedia, rääkimata arvukatest külalistest üle terve ilma. Egas muud kui täiskäigul edasi. Ühe kauni kogemuse võrra oleme saanud jällegi rikkamaks. Eriauhinna kõige kenamale rannapiigale annab operatiiv Neptun. Sel õhtul on Neptuni külalisteks suve kõige ilusamad tüdrukud. Peremees võib olla rahul. Sellist reklaami võib endale lubada vaid soliidne firma. Soliidne ollakse aga tõepoolest ja kuulsustki on omajagu. Kõik, kes on viimaste aastate jooksul Pärnus puhanud, on vähemalt korra käinud siin firmakooke maitsmas.
Väikesest videosalongist on saarunud suur teeninduskooperatiiv Neptun. Juurde on tulnud terve rannateenindus. Toolide laenutamine, massaaž, aeroobika, välikohvik ja veel. Siiani tegeles sellega kohalik teeninduskombinaat, kahjumiga 10 000 rubla aastas. Neptun tahab aga pikendada lepingut ka järgmiseks aastaks. Vaevalt teeksid nad seda siis, kui see tooks neile kahjumeid. Operaatorid oskavad raha lugeda. Elavat raha, mitte surnud rubla. Edasised plaanid on juba klass kõrgemad. Videopaari aeg sai ümber 1989. aastal, kuid Elmari aeg sellega alles algas. Peagi Pärnu rikkaimaks meheks kroonitud varakapitalist võttis veel paljugi ette. Läänemaiste kaubamärkide maale toomine, erinevad poed, kaubakeskus, kinnisvaraarendused, isegi Pärnu kõrghoone plaanid. Mismoodi kasvas kommunistlikust süsteemist välja kapitalism ja mis oli meie esimese kapitalisti lugu, saad teada peagi ilmuvast raamatust